Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli praegune direktor on siin ametis olnud juba 30 aastat. Arnold, kas see peab paika, et te olete ka selle sama kooli vilistlane? Jah, nii see tõesti on, et tulin 15-aastase poisina siia õppima ja nii on kuidagi läinud, et siia ma olen jäänud. Et kogu mu elu on siin Olustveres mööda läinud. See on ju iseenesest väga pika ajalooga õppekoht. Ja, kool toodi siia 1920. aasta lõpus, nii et seda mõisat on kool majandanud võib-olla juba rohkem kui tema kunagine omanik Nikolai Fersen. 90ndate algul, kui siis Sofoos laiali läks, oli küsimus, et kuidas edasi ja meie siis otsustasime, et meie võtame siis ka need maad tagasi, mis meil olid 40. aastal ja ka need hooned, kuhu siis 20. aastal kool toodi ja hakkasime siis oma õppetalu arendama. Ja oleme riburada pidi siis suutnud tõesti neid hooneid uuesti kasutusele võtta, käivitada nendes siis sellised töökojad, kus on võimalik ka erinevaid õppekavu õpetada. Viinavabrikus on klaasi- ja keraamikakoda, leivakojas, õieti vanas magasiaidas on meil leivakoda ja käsitöökojad siis erinevates teistes hoonetes, nii et me oleme üritanud nendele majadele uut elu anda ja otsida. Praegu just koolimaja kõrval käib endise aedniku maja ehitus, kuhu tuleb siis meie aianduse õppeklass põllumajandusõpilaste jaoks ja niisugune väikene klaas kasvuhoone selle maja külge. Siis kõige suurem projekt on siis kunagine koolimaja, vana härraste maja, et jah, need on 2 hoonet ja tõesti veel 1 hoone, kuhu peaks tulema siis puidukoda ja restaureerimiskoda vanasse nuumhärgade talli. Kunagi pole hilja õppima hakata, mida te näiteks mulle soovitaksite, mida ma võiksin siia õppima tulla? Absoluutselt kõike neid erialasid, mis meil on ja rohkem kui 2/3 meie õpilastest tegelikult on täiskasvanud õppijad. Osad on käinud läbi ülikoolid, saanud elukooli ja jõudnud meie juurde tagasi ja mõni õpib meil erinevaid õppekavasid, alates siis võib-olla lambakasvatusest, sinna otsa lihatehnoloogia, mesindus on väga populaarne, raamatupidamine, et on ju vaja teada, kuidas majandada. Me räägime nagu toiduketi koolist, kus on siis tooraine tootmisest kuni toiduainete valmistamise ja serveerimiseni koka eriala, aga ka rahvuslik käsitöö, et kuidas kohalikest materjalidest traditsiooniliselt teha asju, mida vanasti on tehtud. Õppetalu juhataja hoolitseb selle eest, et tusinad õppurid ka reaalselt saaksid töö tegemise maitse suhu. Riho, milliseid töid õpetate? No, me õpetame nagu erinevaid töid, et selle põllumajanduse õppetalu selline mõte ongi see, et kui poisid kooli tulevad, et kõigepealt on väike selline teoreetiline alus ja siis kohe tegelikult igapäevaselt tulevad poisid ka tööle, et käivad ka tööpraktikad ja teeme sellist tööharjutusi ja nuusutavad ja järjest lähevad nagu astmelt lähevad siis edasi nagu keerulisema asja peale. Te ütlesite poisid, kas tüdrukuid ei käi siin õppimas? On tüdrukuid ka, et ja kui on kursusel 1-2 tüdrukut, siis on selline väike värv juures, et see on, sest tüdrukut tuleb hoida ja seda on alati nagu poistele öeldakse kaasa ka, et no see on siis tänapäeva mõistes talu, õppetalu, teil on siin 700 hektarit haritavat maad, kas ainult õppurid hoolitsevad sellest? Jah, meil on siis õpilaste nii-öelda juhendajad ja siis on kõik see tegelikult, mis me siin täna toimetame. Lisaks veel põllul on ju suur territoorium, mida vaja hooldada nii sügisel kui kevadel. Mis kõige populaarsemad tööd on, mida noored õppida tahavad siin? No poistele meeldib rooli keerata, see nagu kõige, nende jaoks on see nagu väga tähtis, et saaks võimalikult palju rooli keerata, aga siis, kui läheb nagu tõsisemaks töö tegemiseks, et on vaja prits seadistada või külvik seadistada, kus on väga palju pulte sees, et see eeldab ka tegelikult ikkagi seda, et meil on natukene inglise keele oskust ikkagi, et puldid on tihtipeale inglise keeles, aru saada, mis seal toimub, sest loogikast aru saada, IT-oskust, millega seotud on põllu peal nii edasi, et selles mõttes, et see tehnika täna ei ole see enam, et käik sisse ja hakkame vedama, vaid seal on väga palju vaja sellist nupukat mõtlemist, ma ütleksin. Kuhu sellise haridusega edasi minna? Kuhu kohta siin kõige rohkem oodatakse? Tihti küsitakse ikka poisse, et tuleks põllumajandusettevõttesse masinameesteks, aga ega see Olustvere poiss ei pea olema nüüd see masinamees, et ta võib minna ka edasi õppima. Ja 60% põllumajanduseõpilast lähevad põllumajandusettevõttesse tööle. Nii et leiva saab lauale, vorsti leiva peale ka ja mida te ütlete, Riho, et miks peaks tulema just siia Olustverre õppima seda eriala? Me arvan, et me oleme õpetamise seisukohalt adekvaatsed, et selles mõttes, et
et viime selle teooria ja praktika nagu kokku. Tihtipeale on see, et võib-olla kui me seda õppetalu nagu poleks, siis me räägiksime, me ei ole usutavad. Et kui me teeme ise seda asja, mida me õpetame, siis me teame, mida me räägime. Mida täpsemalt see toiduaine töötlemine tähendab? Töötlemine ongi siis tooraine vastuvõtmisest kuni siis valmis toodangu realiseerimisest, näiteks lattu või siis otse tarbijale. Et kõik need vaheetapid, mis seal on, kuumutamine, tükeldamine, külmutamine ja viilutamine, see ongi see kogu töötlemine, toiduainete töötlemine, olgu see piima, tootete tootmine või töötlemine, liha, joogid või siis pagari- ja kondiitritooted. Milline kõige populaarsem on praegu õppurite seas, kuhu tahetakse kõige rohkem tulla, mida õppima? Teate, täiskasvanute seas on ikkagi liha ja jook. Koolilaste seas nii ja naa, ütleme nii, et kõik toiduainete töötlemise valdkond võrdselt. Joogiosakonnas saab õppida ju jookide valmistamist ja mida täpsemalt ja kuidas? Saavad kõike teha, alustades mittealkohoolsetest jookidest kuni alkohoolsete jookideni. Ehk siis jällegi, kuna töötlemine hõlmab ennast tooraine vastuvõtmist kuni siis põhimõtteliselt, kui räägime jookidest villimiseni, siis ongi siis oma aianduses, nad korjavad marju või siis toorainet, siis töötlevad, kuumutavad, peenestavad ja siis pressivad ja pärast siis vastavalt joogile kas laagerdavad ehk siis fermenteerivad või siis teevad näiteks mittealkohoolseid jooke, lihtsalt villivad ja läheb kasutusse. Piimaosakonnas me saame teha kõiki piimatooteid, alustada siis joogipiimast kuni siis põhimõtteliselt piimapulbrini, ehk siis mis vahepeal seal jääb, näiteks fermenteeritud tooted, jogurtid ja keefirid ja hapukoorad, seda saame ka meie teha. Lihaosakond on meil ka hästi varustatud, et saame õpetada ja edukalt õpetame täiskasvanud ja siis koolilapsi, kuidas toimub liharõmba lõikamine ja siis kuidas seda liha toorainet väärindada juba vorstiks, singiks, olgu see kuum suitsusing, olgu see suitsuvorst või siis kirduvorst. Eriti head lõhna tuli sealt pagari osakonnast, mida seal õppurid valmistavad? Kõikvõimalikud küpsedised, ütle sa koog, ütle sa saiake, olgu see magus või siis soolane, et tõesti anna retsept, anna tooraine ja õnneks tõesti vahendid võimaldavad meil valmistada kõiki võimalikke küpsedisi. Kokkaõpetust viiakse läbi meie hoone õppeköögist, mis on varustatud ka nii-öelda serveerimisruumiga, kus tulevased lõpetajad õpivad mitte ainult toidu valmistamist, vaid ka toidu serveerimist ja üldist teenindamist. Teadmiste kinnitamiseks meil on oma söökla, kus nad siis käivad praktikal ja loomulikult kinnitavad teadmisi õpilased ka väljaspoolt kooli praktikal olles. Millised võimalused on teie majas ettevõtjatele? Antud õppetööstus võimaldab teostada siis nii teoreetilist tööd meie õpilastele kui ka praktilist tööd, kaasa arvatud õpilastele, kui ka tagada näiteks teenust, näiteks tootearendus nii kodumaistele kui ka välismaa ettevõtetele. Kuna meil on olemas oma laborikompleks, mis koostab siis mikrobioloogia ja siis keemialaborist, siis igat toiduainet me saame ka analüüsida. Selle koostist, selle omadused ja näiteks jogurti näitel. Kuna see on fermenteeritud toote, siis me loomulikult lisame sinna juurtist. Juurtis on bakter ja näiteks mikrobioloogia laboris me saame uurida, millised bakterid need on ja milliste tingimustel nad kasvavad ja õpilased saavad vaadelda neid mikroobe isegi mikroskoobi all, ehk siis näha, kuidas nad ikkagi välja näevad, mida ei ole näha palja silmaga. Miks just teie juurde õppima tulla? Miks see on parim koht? Kuna meie kool tagab kogu toidu tooteahela, ehk siis farmist kuni lauani, kuna meil on ka kokanduse õppe ja meil on töötlemine, et põhimõtteliselt, et meil saategi õppida, kuidas algusest lõpuni oma toorainet väärindada, mis on väga hea näiteks farmeritel, et kui sul on omad loomad, siis oskad neid põhimõtteliselt algusest lõpuni väärindada, olgu see piimakari näiteks. Lehm annab piima, siis sa saad piimast juustu teha ja seda sa saad õppida Olustvere teenindus- ja maamõneskoolis. Millises vanuses te siia õppima ootate? Ega oodatud on kõik, et vanusepiirangut ei ole tõesti. Pealmine tingimus on ikkagi põhihariduse olemasolu ja vastavalt siis õppekavale, näiteks põhiharidusega koolilaps saab ka meie juurest jällegi vastavalt õppekavale kutsekeskharidust. Aga samas võivad tulla ka täiskasvanud ja omandada samaväärselt neid teadmisi ja
kaasa arvatud töökohapõhine õpe, kus siis ettevõtted, näiteks toidu töötlemise ettevõtted, juust või piim või siis jook, suunavad meie juurde siis oma töötajaid ja meie siis õpetame neid samaväärselt kui ka päevaseid õppijaid. Teie kool on saanud ju kutseõppekeskuste kvaliteediauhinna tervelt 2 aastal, nii et te teete väga head tööd, jätkake samas vaimus. Igal juhul suur aitäh teile, edu ja loodan, et leiate endale sobiva õppekava Olustvere koolis ja kõigile teistele eestimaalastele tere tulemast õppima Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli Viljandimaal.